Tere päevast! Minu nimi on Julius. Olen ettevõttest Sirkel ja Mall. Tutvustan teile täna Betooni28 tööstusala hinnapakkumust. Lahenduse eesmärk on luua selge ja funktsionaalne krundijaotusplaan, mis aitab KMG Infral teha edasisi rahalisi otsuseid. Siis eskiislahendus, sellega me saame algatada kas siis detailplaneeringu. Teiseks KMG Infra büroohoonega saame eraldi liikuda ka ehitusloa taotlemise poole. Ning kogu eskiislahenduse jooksul käime me läbi siis mitmeid arendusstsenaariume, et siis jõuda parima ja otstarbekama variandini. Hoiame protsessi võimalikult selge ja arusaadavana. Lahendame läbi esmased alternatiivid, põhjendame ka teile nende valikut. Järgmise etapina saame ka koos maha istuda, kuulata teie tagasisidet ja kogu protsessi jooksul hoiame teid kursis siis töömahu ja tegevustega. Eskiislahendusega loome tervikliku ülevaate Betooni28 alast, millega KMG Infra saab hinnata siis funktsionaalsust, samuti ka lõpuks investeeringu tasuvust. Siis hooned esitatakse mahuliste vormidena, kus näeb ära siis suuruse, paiknemise ja potentsiaali ilma liigse projekteerimiskuluta. Samuti mängime läbi siis kogu logistilise lahenduse, kust tulevad juurdepääsud, liiklusskeemid. Et alale tekiks ka ruumitaju, lisame muidugi juurde ka haljastust, sõidukeid, ka inimesi. Ka mis on tähtis osa, me kindlasti hindame üle ka siis raudteeühenduse, et kas see tõstab siis ala logistilist väärtust. Rääkides KMG Infra büroohoonest, sellega oleks meil veidi teine mõte. Plaan oleks lahendada see alguses detailsemalt. Leiaksime siis hoonele atraktiivsema asukoha ja nägemuse. Arvestaksime siis ka Betooni tänava fronti ja kui see plaan või mõte sobib, oleks võimalik juba liikuda sellega ehitusloa taotluse suunas. Kuna Sirkel Mall on teinud taolisi krundijaotusplaane ja eskiislahendusi tohutult, siis näeme, et kogu selle eskiislahenduse ajajoon on circa 3–4 kuud. Alguses on kindlasti see intensiivsem. Me näeme, et see töömaht on circa esimesel kuul 2 nädalat ja järgmistel kuudel on see töömaht circa 1 nädal kuus. Jagunevad ka ära need töötunnid omavahel, et peaarhitektile on 1/3 sellest töömahust, kus ta mõtleb välja siis selle kontseptsiooni, lahenduse ning 2/3 on siis see, mille tehnik lõpuks teostab, et oleks ka teile taskukohasem. Kindlasti sõltub ka see ajajoon sellest, kui kiiresti te oskate ise võtta neid otsuseid vastu, mis variant on parim ja millega ka edasi liikuda. Aga kindlasti saab see olema ühine koostöö, et leida siis parim variant. Täname kuulamast ja eduka koostööni!